Ad break. No nii, sõbrad, kaua oodatud sissejuhatus teemasse, kus meie oleme kaelani sees. Ja selleks on krüptovara. Ja, ma arvan, kõik teised on ka mingi krüpto, Yes, lõpuks ometi nad räägivad sellest. Sa tuleb juba praegu nagu see, et mingid, krüpto on ka nagu hull teema, aga nüüd on mingid NFT-d ka veel, mis lihtsalt aga sinna me ei hakka laskuma veel. Nagu see teema on veel nagu kaugel kahjuks vist meist. Aga räägime siis natuke krüptost ka. Meil on siin LHV vanemmaakler siis Nelli ja Nelli äkki räägi siis meile, mis asi on krüptovara? No, krüptovara on põhimõtteliselt üles ehitatud blokiahelale, eks, et te olete kindlasti kuulnud seda, see on viimase aastakümne ilmselt kuumimaid sõnu. Ja võib-olla blokiahela seletus kõige lihtsam on see, et blokiahel on nagu raamat, mida ta nimetatakse ledgeriks, nagu pearaamat ja iga selle raamatu leht on see blokk ja nii nagu raamat on kõik nummerdatud, need lehed, eks ole, eelneb üks ja kahele järgneb 3, siis täpselt samamoodi on seal nad ka väga kindlas järjekorras kõik. Ainukene vahe on siis see, et kui me raamatust saame näiteks lehe välja tõmmata, siis blokiahelas ei saa seda teha. Ehk siis nagu see sõna isegi ütleb, et nad on kõik siis omavahel aheldatud ja kõik, mis sinna sisse kantakse, ehk siis mingisugused tehingud, need sinna ka jäävad. Ehk siis seal ei saa kuidagi seda järjekorda muuta, et on nagu mõnes mõttes nagu kivisse raiutud ja siis teine selline märksõna ongi siis see, et ta on detsentraliseeritud, et kui me võrdleme, ütleme, et mõnes mõttes on ka selline hästi suur andmebaaseks, nii et kui me võrdleme pangaga, siis pank on väga tsentraliseeritud andmebaaseks. Ehk siis need andmed tulevad kõik nagu ühest kohast. Aga jah, siis selle blokiahela puhul peetakse siis hästi oluliseks just seda, et ta ongi nagu detsentraliseeritud, ehk siis nagu hajutatud. Ja siis see krüptovara on siis mingi nagu üks liik nagu digitaalsest rahast, eks ole, on ka virtuaalraha tulemas, nagu mingisugused tokenid näiteks kuskil mingitel mängukeskkondades, et siis on jah, sellised digitaalsed rahad, mida on tegelikult tänaseks maailmas juba väga palju, viimased andmed on vist, et on olemas üle 4000 coini, eks, aga kõige popimad on siis Bitcoin, millest olete kindlasti kuulnud, ja Ethereum, mis asi see on? et Bitcoin on jah kõige esimene siis ja ta loodi juba siis jah üle 10 aasta tagasi, 2010 vist ja siis tema puhul on siis natukene paradoksaalne olukord, et ühest küljest on ta kõige populaarsem, aga teisest küljest on ta juba väga sellise vananenud tehnoloogiaga, et on uuemad ja uhkemad peale tulnud, aga miks siis ja milleks siis nii-öelda siis seda blokiahelt kasutatakse või ütleme seda sama Bitcoini või mingid muid neid krüptorahasid, et eks nad nagu idee poolest, tegelikult krüptovara on nimetatud ka protestirahaks. Ehk siis protestiks, kuna see loodi peale ülemaailmselt finantskriisi, mis 2009 oli ja siis see loodi nagu protestiks keskpankade ja kriiside ja paberraha ja kõige poliitika, ütleb see rahapoliitika vastu, eks. Ja seda nimetatud ka protestirahaks, ehk siis, et seal ei ole vaja raha ülekannetel kolmandaid osapooli, eks. Et kui mina tahan sulle kanda raha üle, siis ma ikkagi pean kasutama panka. Aga siis krüptorahadega ma saan siis otse sulle kanda ilma, et meil seal mingisugused vahemehi oleks. Ja Bitcoini puhul on ülekanne kohutavalt kallis ja aeglane. Ehk siis tegelikult tal sellist praktilist funktsiooni väga täna enam ei ole, eks, et aga ta on kõige usaldusväärsem ja kõige vanem ja ta on nagu natukene selline krüptoraha sümbol, nii et kui nüüd viimane, ütleme, kuni viimase või üleviimase aastani olid sellised institutsioonid, ehk siis nagu keskpangad krüptoraha suhtes pigem sellise, kuidas ma ütlen, sellise
natuke iroonilise suhtumisega, et noh, et see on selline ajutine moetrend ja küll see hullus üle läheb, siis tegelikult viimased 2 aastat on hakatud räägitud digirahast nagu ikkagi oluliselt tõsisemal toonil. Ja see tähendab ka seda või on nagu mõnes mõttes märk sellest, et krüptoraha on tulnud selleks, et jääda. Et ta ei ole selline ajutine nähtus ja kui ütleme ühel päeval peaks keskpangad akspekteerima mingisugust krüptoraha, siis seal on väga suur tõenäosus, et see on nagu Bitcoin. Ja võib-olla siis see Ethereum, eks ole, et Ethereum on tegelikult nagu oluliselt noorem, ta on vist ainult 3-4 aastat vana, eks ole, aga temal on juba, ütleme Bitcoini peale, eks ole, ei saa ehitada ära mitte mingisuguseid uusi tehnoloogiaid. Ethereumi peale saab ja hästi paljud need uued coinid, mis on tulnud, ongi just nimelt ehitatud, eks ole, selle Ethereumi platvormile. Ehk siis, aga nad on siis jälle mõnes mõttes nagu paremad, kas siis kiiremad või odavamad, et noh, ütleme näiteks, kui te olete kuulnud, üks on nimega Solana, et tema puhul nagu öeldakse, et see on nagu digitaalse maailma visa. Ehk siis nagu digitaalse maailma visakaart, eks ole, et ta võiks potentsiaalselt saada sama suureks, võimsaks ja oluliseks, kui on visa. Sest et tema sellega ülekanded on hästi kiired ja hästi odavad. Okei. Wow, kui palju infot. Põhimõtteliselt kõik oli nagu suhteliselt lihtsasti aru saada. Väga lihtne oli, jah. Aga kas nagu ma saan põhimõtteliselt selle krüptorahaga tegelikult ka ju maksta? Ja no, see idee nagu peaks jah olema ja ütleme mõned ettevõtted, eks juhul juba akspekteerivad seda, et ongi, et seal on see walletite teema, eks ole, et sa pead selleks, et krüptoraha omada, pead sa tegema wallet ja seal on siis 200 giid, eks ole, et üks on siis see, mida sa pead oma eluhinnaga, eks ole, kaitsma ja mitte mingil juhul ära kaotama, sest et sellega on nagu see lugu, et ei saa klienditoesse helistada öelda, et ma unustasin kõik oma passwordid ja pinnid ja kõik ära on ja et tehke mulle palun konto lahti, et siis põhimõtteliselt on nagu, noh, siis on läinud. Ja siis on see teine key, mida te võite nagu siis jagada kõigile, kes küsivad, sest see on nüüd siis see key, kuhu teile siis saab raha saata. Ja seda teevadki siis need firmad, kes, noh, ma näingi päris palju vaata, ma olen maksa Bitcoinis või... Noh, ütleme viimane, me siin just, eks ole, ostsime Tesla aktsiat, et Elon Musk tegelikult vahepeal ju oli ka väga kõva krüptokaupleja, ostis siis, kui krüpto siin 1,5 aastat tagasi kukkus väga kõvasti, eks, et ostis Bitcoini ja väga suur osa Tesla kasumist moodustaski mingisugune Bitcoini kasum, nii et ja siis ta tegelikult tõikas ka vahepeal välja, et ta lubab osta Tesla autosid Bitcoinis. Aga siis mingi hetk ta võttis selle tagasi, nii et noh. Ja siis Bitcoin. et jah, on jah ettevõtteid, kes nagu seda lubavad ja kuna see on ikkagi jah, see krüptoraha teema on nagu oluliselt suuremad mõõtmed võtnud just viimaste aastate jooksul, et siis see areng nagu jah, liigub sinnapoole, et ühel päeval tõenäoliselt võib saada digirahast või krüptorahast täitsa seaduslik maksevahend, eks. Kus El Salvadoris on minu arust ju see president, seal ostis ka hästi palju seda Bitcoini ja saadki rahulikult poodi minna, maksad ära Bitcoinis ja on kogu muusikana. Mõtle, kui sa ostad mingisuguse koguse Bitcoini ostad näiteks ühe banaani ja praegu tuleb ühe banaani hinnaks mingi 20 euro senti näiteks ja siis vaatad 5 aasta pärast näiteks mingi 100 eurot. Ei no, kus juures oligi ju üks kallimaid tehinguid on ju, mis see alguses kunagi oli, mingi vendastis 2 pitsat vist või? Mingisuguse, ma ei tea, mitme Bitcoini eest ja mitusada miljonit või triljonit või palju see, ma isegi tean. Ühesõnaga maailma kõige kallimad pitsad olid. Reaalselt. Mis selle krüptoraha võib-olla natukene selliseks raskesti akspekteeritavaks igapäeva ellu teeb, on see, et kujutage nüüd ette, et kui sa tahate palka Bitcoinideks, et siis sa nagu iga palgapäev hoiad hinge kinni ja vaatad, et kus see Bitcoin nüüd kaupleb, palju siis nüüd seekord saab, et ta on hästi volatiilne ja see on ka takistanud, ütleme, sellistel suurematel fondidel ametlikult hakata nagu investeerima sinna, sellepärast, et ongi ta on hästi volatiilne, et ongi mingi krüptoraha puhul 50% liikumised mõne päevaga ei ole üldse mingi teema. Nii et kes nagu krüptorahaga jah tahab kaubelda, et siis
närv peab kõva olema. Ja kindlasti ka eeltöö sellele, et üldse midagi osta, et liikudes mingite trendide järgi on tõesti huvitavene, aga kas see ka jätkusuutlik on? Noh, vaata krüptoraha puhul, mis teeb selle väärtuse hindamise kõige keerulisemaks on see, et kui me võtame nüüd selle börsil noteeritud ettevõtte, eks ole, kuhu me investeerida tahame, siis ettevõttel on alati sisemine väärtus. See sisemine väärtus võib seisneda lihtsalt rahas, mingisugustes mingil materiaalses varas, tal on mingid tehased, tal on mingisugune tehnoloogia, tal võib olla immateriaalne maha, tal on mingisugused patendid, tal on mingisugused load, eks. Aga mismoodi sa seda krüptoraha sisemist väärtust hindad? Et sisuliselt on seda võimatu teha ja sellepärast teebki hästi raskeks nüüd hinnata, et kas nüüd selle krüptoraha hind hetkel on ta ülemüüdud, on ta odav, on ta kallis, et seal ikkagi praegu käib kogu see mäng sellise tehnilise analüüsi põhjal. Aga nüüd, kui me sellest oleme pikalt rääkinud, mis asi on siis krüpto, Bitcoin, kuidas see asi toimib, kus ma siis reaalselt seda osta saaks? No ikka LHV-s, kus siis mõelda? LHV-s, Kusjuures just see on hiljutine teema ka, et teil just tuli see. Jaa, et see ei ole väga vana teema, et sügisel alles alates siis sügisest me pakume seda võimalust ja hetkel on siis ta piiratud selles mõttes, et me ei saa nagu oma mingist walletist nagu kanda LHV kontole krüptoraha, et on siis võimalik läbi LHV internetipanga osta müüa mingi kindel arv krüptorahasid, mis meil seal valikus praegu on vist 10 tükki, kui ma ei eksi. Kas ka nagu näiteks aktsiatega, aga krüptoga on võimalus ka selline, et ma ei pea tõesti ühte Bitcoini kohe välja ostma? Et ma saan osta mingisuguste protsentide kaupa? Just, et see läheks väga kalliks ost, et siis tuleks ikka mitu aastat kasvukontosse koguda. Ja, et see tuleks ikka mitu aastat kasvukontosse koguda, et eesmärk on osta üks Bitcoin. Ja, et seal saab tegelikult ongi miinimum on 20 eurot ja siis selle 20 eurost saad osta Bitcoini, et siis saadki seal oma 0,000 midagi Bitcoini kontole. Ja ka teisi selles mõttes LHV poolt pakutavaid siis krüptovarasid. Kasvukontos ka isegi saab tegelikult panna ju Bitcoini, Ethereumit. Ja, et seal minul on kasvukontos Bitcoini, Ethereum. Seal on nüüd natukene teine lugu, eks ole, et seal on vahel, et need, mis me kasvukontos pakume, et need on krüptovara nagu fondid. Ehk siis need on ikkagi turul noteeritud, turul kaubeldavad fondid, mis siis jälgivad mingisugust krüptoraha. Ja seal on siis 2 varianti, on Bitcoini ja Ethereum oma. Nii et see on tegelikult mõnevõrra turvalisem koht või võimalus, kuidas krüptorahas tegelikult nagu investeerida, et kui ei taha sellest trendist nagu ilma jääda. Mis on veel krüptosse investeerimise riskid? Sa ütlesid, et see peab kõva närviga olema, nagu me ise ka oleme omal nahal tundnud, siis seal ei ole liikumised mingi 2-3%, seal võib ikka olla 10-20 vahepeal on ja see on võib-olla täiesti tavaline nähtus, aga mis on veel sellised riskid, mida peaks arvestama, kui krüptosse nii-öelda siis siseneda? No eks seal on hästi palju ikkagi seda regulatiivset riski ka, et olgem ausad, täna on ikkagi see krüptovarade turg täiesti reguleerimata ja ta ongi nagu lastud just täpselt sel põhjusel nii kaua olla, sest et tõenäoliselt arvati, et see vajub ise unustuste hõlma mingi hetk, aga kuna seda ei ole juhtunud, et siis tõenäoliselt ikkagi need regulatsioonid tulevad üks päev ja see, kuidas see kindlasti muudab seda mängumaad, aga ongi raske öelda praegu, et eks ole, kuidas. Aga see on alati see regulatiivne risk on eks ole üleval. Ja ütleme igasugused on neid, ütleme, eriti kui sul need walletite teemad on, et siis ikka neid häkkimisi ja vargusi ja neid ikkagi ka aeg-ajalt jälle võib lugeda uudistest, et nii on juhtunud. Tuleb teha nagu nii turvaliseks kui võimalik. Aga ikkagi see tugev närvikava ma ikkagi ei alahindaks seda, et see ikkagi peab olema. Et kindlasti mitte nagu hüpata sinna krüptomaailmasse sisse nüüd mingisuguse viimaste elusäästudega, et seda ka kindlasti ei soovita teha. Võib-olla mitte ka jälgides kõiki trende. Osta kõiki meemcoine, mis võimalik.
jah, et võib-olla vaadata natuke kriitilisema pilguga, et mida siis osta ja millel võiks nagu olla suuremat potentsiaali kui lihtsalt see, et teda nüüd seal spekulatiivsel eesmärgil kaubelda natukene, aga näiteks seesama Solana, eks ole, et tal võib tõesti nagu päriselt olla tulevikus mingi suur potentsiaal. No sõbrad, ühesõnaga me loodame väga, et te saite siis krüptovarast täna natuke targemaks. Väga soliidne sissejuhatus. No, täpselt ja meie igades oleme ka valmis seal juba natuke toimetama, ma tahaks arvata. Yeah. Veel paremini. Ja me proovime teile tuua juba järgmises episoodis äkki natuke täpsemalt siis ka krüptovara teemasid. Hoidke enda walleteid. Aitäh Neeli, sa tulid. Aitäh sulle. Aitäh investor Andrei. Aitäh investor Robin. Aitäh teile ja näeme juba järgmises osas. Tšau, paka.